ma ütlen täiesti ausalt, ma arvan seda, et inimestel ei ole kodus lihtsalt mitte midagi teha. Lihtsalt mitte midagi, sest et mul on selline tunne, et praegu on Eestis käib täie rauaga mingi fucking solvumise olümpia. Seda ütles Twitteris Urmas Vaino. Meil käib solvumise olümpia. See on lihtsalt mitte midagi muud ei ole, kui et see pahandab mind. See pahandab teda. Astu tagasi. Ma olen nii solvunud. See on põhimõtteliselt väga paljud eestlased on praegu täpselt sellised. Ja see on jõudne. Nüüd viimane asi, mille peale eestlased on solvunud, nagu enne presidendi valimisi, ma mõtlen nüüd siis meie uut presidenti, oli üks väga huvitav asi. Nimelt muuseumis on üks eksponaat. Et kui sa vajutad nupule, siis midagi juhtub. Ja sellest piisab, et ajada inimesed nagu räigelt endast nagu täiesti välja. Nimelt, ERMis on Neitsi Maarjat kujutav eksponaat ja kui lüüa jalaga või puudutada jalaga selle eksponaadi alaosas olevat sükest puututundlikku kohta, siis Neitsi Maarja kuju lendab kildudeks. Mitte päriselt, aga nii-öelda virtuaalselt. Ja see on nüüd hästi oluline asi. Kõigepealt on vaja seletada ära, kuidas asi töötab. See töötab valgusega. Sul on klaasi sees, on valgustatud valguskiired, valgustavad Neitsi Maarja kuju. Sa vajutad nuppu ja siis mis juhtub on see, et valgus osad tuled lülituvad välja, teised tuled lülituvad sisse ja siis tekitatakse illusioon nagu Neitsi Maarja kuju puruneks. Nii, nüüd mis juhtub on see, et peapiiskop Urmas Viilma käis ERMis ja talle ei meeldinud see kuju. No okei, ma saan aru, religioosne inimene, kui on Neitsi Maarja kujutis valgusega tekitatud ja see lendab kildudeks, siis on ilge probleem, ma saan aru. Religioon ja loogika, need on üksteisest eraldiseisvad asjad või siis terve mõistus. Ja mis nagu kõige hullem on see, et siuksed elupõlised solvujad, siuksed professionaalsed solvujad, siuksed kaitskem koos perekonda kommentaarium inimesed, need on nüüd kõik on püsti, kõik on lihtsalt mida, mis asja, miks, kõik on hästi pahased. Ja miks nad pahased on? Sellepärast, et valguskiired on ERMis. Ja kõige hullem ongi see, et peapiiskop Urmas Viilma leiab, et eksponaadi ainus mõte ongi Neitsi Maarjale jalaga virutamine. Kuule, anna andeks mees. Kas sulga on ikka kõik hästi nagu korras või? Ainus mõte. Et nojah, ma saan aru, süvenemine on nagu lollidele ilmselt. Süveneda ei ole mõtet. Et näiteks, et mida see eksponaat tegelikult siis, mida see tegelikult tähendab, mis on selle, mida see asi tegelikult sümboliseerib. Ega see ei olegi tähtis. Noh, lihtsam on lihtsalt püksid rebadele panna ja lihtsalt peale sittuda. On nii või, Urmas? Lihtsalt situme asja täis. Ei jah, siin inimestel on nüüd võimalus Neitsi Maarjat jalaga lüüa. Peamine argument alati. Seda on ka Facebookis olen näinud igal pool, et inimesed ütlevad, et ERMis saab Neitsi Maarjat jalaga lüüa. Minge perse. Ei saa Neitsi Maarjat jalaga lüüa. Räägime nii, nagu asi tegelikult on. Neitsi Maarja kujutis on siin ja see nupp on siin all, mida sa saad vajutada jalaga. Sa võid käega ka seda teha, kui sa tahad. Ja kõik inimesed on kohe, Neitsi Maarjat saab jalaga lüüa, mitte kui õudne see, mõne inimese jaoks on see nagu ema, ja aga mitte kõigi jaoks selles mõttes. Ja mulle nagu meeldib see ka, et loomulikult teisiti ei saa. Varro Vooglaid kasutas kohe võimalus ära ja ma tean, Märt, sa räägid jälle Varrost. Just, räägin jälle, sellepärast, et teisiti ma lihtsalt ei saa. Varro Vooglaid kirjutas Objektiivis, et kristlaste ja eriti kristlike usuühenduste juhtide moraalseks kohustuseks on nõuda, et Jumala ema pilkav ja alandame eksponaat kõrvaldatakse Eesti Rahva Muuseumi ekspositsioonist. Kas see on üleskutse or what? Aga tegelikult see asi läheb väga armsasti siin edasi, et
mulle meeldib see, et mismoodi Varro kirjutab, et lugedes mõne päeva eest Varssavi ülikooli konverentsil viibides teateid sellest, mil moel tervitab Eesti Rahva Muuseum oma väljapanekutes Neitsi Maarjat ja kristlasi, meenus valulikult, kuidas seisin väikese poisina 90. aastal laululava kaare all Tõnis Mägi selja taga lauldes koos paljude teistega looja Hoia Maarjamaad. Ja siis ta on toonud, mäletan, kuidas pisarad voolasid ja siis ta toob ära kõik need laulusõnad ja asjad. Ma siinkohal ütlen Varrole eraldi. Ma käisin sinu kalli isa koduleheküljel ülokool.com ja ma vaatasin, et sa tegeled tugevasti demagoogiaga. 10. punkt, rõhumine ühistele mälestustele, üks demagoogia punkt. Aga samamoodi tegelikult on ka punkt 13. Kõneleja enda või kellegi teise positiivne negatiivne kogemus hoopis teistes oludes, teistsuguses olukorras. Et tore, et sa oled geniaalne demagoog, ma olen seda enne ka öelnud, aga lihtsalt ma toon selle välja, et võib-olla läheb kellegile korda. Mõtlen, sa oled tubli ja hästi armas ja see minu arust nii irooniline, et su isa on kirjutanud sellise demagoogia ploki nagu kokku ja siis sa muudki võtad sealt kohe 2 käega. Sa oled tore mees, meeldid mulle väga. Ja siis lähed sa hüppad, et ja nüüd vähem kui 30 aastat hiljem oleme siis nii kaugele, et ERMi muuseumis pannakse meie rahva ja riigi nimel ning meie kõigi rahalisel toel välja eksponaat, mille sisuks on võimalus oma jalaga Neitsi Maarja kujund kildudeks virutada. Mitte keegi ei viruta jalaga Neitsi Maarja kujusel kildudeks, see ei ole päris kuju. Need on fucking valguskiired. Saage aru, keegi tegi äpi reaalselt. Ärme mõtle asju välja. Keegi tegi reaalselt aplikatsiooni puutetundliku koha. Vaata, kui sa siia nüüd jalaga nagu toksad, siis mis juhtub on see, et valguskiired hakkavad liikuma ja siis tekib mulje. Mitte keegi ei lõhu midagi ju päriselt ära. Kas asi on ainult selles, et aga seal tekib Neitsi Maarja kujutis. Kui paljud inimesed on Neitsi Maarja kujutisega, kas meelega või kogemata ahju visanud? Kas kõik need inimesed oleks vaja hukata või mis selle asja point on? Miks te mängite mingisugust solvumist, kas teil ei ole mitte milleski rääkida või palun, ma ei tea, Varro, tee lapsi, iive ju on meil nii madal. Kaarel Tarand küsib vastu, kas usku ei tohi siis pilgata? See mees oleks võinud öelda nagu mida iganes, aga ta otsustas lihtsalt inimesed putsi saata. Kaarel, aitäh! Minu arust võib usku pilgata. Absoluutselt. Kõike võib pilgata. See on täpselt sama probleem, et on asju, mille üle ei tohi nalja teha. Bullshit. Iga asja üle võib nalja teha. See on inimese enda südametunnistuse küsimus, kas ta teeb seda või mitte. Ja mulle õudselt meeldib see, et Varro ikkagi mängib selle, et rahva raha eest on see asi tehtud ja kõik. Jah, rahva raha eest on tehtud hullemaid asju ka, aga nendest sa ei räägi. Täpselt samamoodi nagu see, et sinu jaoks on hullult suur probleem, kui 1000 mehest 1 on gei. Aga see, kui 1000 mehest 300 peksab oma naist, see ei ole probleem. Sellepärast, et see on traditsioonilised pereväärtused vist. On ju, silmakirjalik inimene oled. Väga kummaline. Mart Helme näiteks ütles väga huvitavalt, et andis mõista seda, et jalahoop Neitsi Maarjale on hoop meie ajaloole ja meie väärtustele. Mina ei tunne seda, mis nüüd saab. Millest te räägite? Kusjuures ma saan aru, kui oleks reaalselt, ma võib-olla mõtleks teisiti, kui oleks päriselt mingi Neitsi Maarja kuju, mis igal hommikul kipsis tehakse uus ja siis kutsutakse inimesi üles seda kipsist kuju puruks lööma. Aga me ei löö puruks päris kuju, see on valgus, see on fucking äpp, see ei ole ehtne, see on virtuaalne. Mitte keegi ei lõhu päriselt midagi ära, no mitte midagi. Ma ei saa aru, miks ma pean seda korrutama, aga inimesed on lihtsalt, see on nii hull, Märt, sa ei saa aru, vaata, inimestele antakse võimalus jalaga Neitsi Maarjat lüüa. Ma kordan, Neitsi Maarjat ei löö seal mitte keegi jalaga. Ja üldse, kui üks inimene kõnnib tänaval, siis tegelikult ta annab teistele inimestele võimaluse teda jalaga perse lüüa. Võimalused on alati olemas. Ma võin minna päris Neitsi Maarja kujusid ka ju hävitama, kui ma tahan. Mul on võimalus on olemas. See võimalus on mul antud, kui see kuju on kuskile välja pandud. Palun ärge inise, kelle pea nahkade kuradi. See ei ole mingi solvumise olümpia. Miks te lähete lolliks? Ja siis loomulikult jälle järgmine repliik. Jumal ei lase ennast pilgata. Martin Vaher on kirjutanud. ERMis sügavalt blasfemiilse ning usklikele tunnetele sülitava eksponaadiga,
mis võimaldab muuseumi külastajatele Jumala emale jalaga virutada. Ei fucking südene! Seal on nupp ja Jumala ema on eraldi ja see ei ole päris Jumala ema. See on kujund. See ei ole ehtne. Ma ei saa aru. Fucking, mis teil viga on? Jalaga virutada ning Madonna seeläbi kildudeks purustada. Mitte ehtsateks kildudeks, aga ma saan aru, tähtsad asjad on vaja jätta alati kõrvale, kui sa oled loll demagoog. Kildudeks purustada eksponeerivad selle ülesseadmise eest vastutavad ja või seda kaitsvad isikud eelkõige oma sügavat kultuuritust, ehk siis mina olen järelikult kultuuritu. Ma olen mats ja mul puudub elementaarne taktitunne ja hea maitse defitsiit. Mul on hea maitse defitsiit sellepärast, et ma julgen kaitsta eksponaati, mis reaalselt ei tee mitte mingisugust kahju. Nagu reaalselt, mõtleme hästi järgi, mis kahju ta teeb. Nagu, mis kahju? Keegi ei käsi. Seal ei ole mingisugust turvamees, kes ütleb, sina lööd jalaga nüüd siia pihta, läks. Ei ole. Miks te nii vihased olete? See läheb nüüd eraldi Martin Vaherile ka minu poolt. Ja üldse inimestele, kes sekust asja vedevad. Jumal ei lase ennast pilgata. Käi vittu! Ja mis kõige tähtsam on nüüd see, kui peapiiskop Urmas Viilma sai ühel hetkel aru, et tema selline, ma ei tea, kuidas seda nüüd nimetada, ma ütlen selle kohta välja ütlemine, ma tahaks sitast öelda, aga mul on taktitunne. Siis ta sai nagu aru sellest, et sellele on hästi suur kell külge pandud. Thanks meedia, et sa sükse asjaga tegeled muidu. Tühistest asjadest tehakse probleeme. Ja ta kirjutab, et kuna minu eelmine postitus on saanud väga laia kõlapinna osaliseks ja paratamatult on tähelepanu sellega seoses keskendunud ühele vastuolulisele eksponaadile, siis ta kutsub inimesi ikkagi ERM-i külastama. Aga sellest ei räägi mitte keegi. Selle asemel lähme tagasi, mida ütles Varro. Kristlaste seisukoht selles asjas peaks olema selge ja vankumatu. Selle eksponaadi peab Eesti Rahva Muuseumist kõrvaldama ning kui seda ei tehta, siis tuleb muuseumi boikoteerida. Tead, boikoteeri! Ära tule! Eesti Rahva Muuseumil ei ole sind vaja. Reaalselt, kui palju on need inimesi, kes on reaalselt sellised fucking lambad, et nad ühe eksponaadi pärast jätavad tervesse ERM-i minemata. Sellisele inimese, kellel on laup nii madal, et tal on juuksepiir vastu lõuga. Tead, sellised inimesi on Eestis ikkagi piisavalt vähe. Ma saan aru, Varro isa ei ole, tal juuksed ei ole, tal ei ole juuksepiiri. Aga siin lihtsalt nagu ERM ei kaota sellest, et sina sinna ei lähe. Mul on põhimõtted, mina ei lähe sinna, ma olen põhimõtetega mees. Tead, mina olen ka põhimõtetega mees. Kui sina sinna ei lähen mina ja ma löön selle löön jalaga Neitsi Maarjat puruks nii mitu korda, kuni ma ise tahan. Sinu eest ka 45 korda, kui vaja on. Nüüd kurb uudis on see, et tegelikult ERM otsustas selle eksponaadi teha ümber. Nad võtavad ära selle eksponaadil puutetundlikkuse. Ja siis ma ei tea, kas see tähendab siis seda, et see Neitsi Maarja kuju hakkab lihtsalt siis kildudeks lendama iseseisvalt või mina ei tea. Aga nüüd, lugupeetud solvujad, ma õpetan teid, kuidas te saate nüüd selle peale solvuda. Näiteks, nüüd kui see kuju hakkab kildudeks lendama ise, siis ma olen täiesti kindel, et päevas keskmiselt see kuju lendab rohkem kildudeks kui siis, kui seda oleks keegi jalaga vajutanud, seda nupukest seal. Mis tähendab seda, et rohkem, see on tegelikult veel hullem, sest et rohkem Neitsi Maarja kujusid, kuigi need ei ole päris, aga teie jaoks järelikult on, sest et ei mõtle eriti, siis veel rohkem neid kujusid lendab kildudeks. Ja siis te saategi öelda, et Eesti Rahva Muuseum võimaldab sellist liinitöö kujul Neitsi Maarja kuju hävitamist. Vot, te saate nüüd seda väita. Aga loomulikult ma ei saa kunagi jätta kasutamata võimalust. Nüüd soovitan video kinni panna kõikidele inimestele, kellel on nõrgad närvid ja kes on suured solvujad. Mul on teile, siin koha peal näete, Neitsi Maarja kujutis. You see where this is going. Et mul on siin Neitsi Maarja kujutis ja ma lihtsalt nagu tahtsin omalt poolt siis öelda seda, et see siin on paber. See ei ole päris Neitsi Maarja kujutis. See ei ole isegi mitte see on kahemõõtmeline. Ja nüüd siin ongi nagu, sellel asjal on nagu see point, et see on isegi veel nigelam variant, kui
kui see kuradi skulptuur või mitte skulptuur, noh, see valgusskulptuur siis. Jah. Ja nüüd ma mõtlesingi, et noh, nüüd ma nagu tahaksin näidata, et mida sukse asjaga üldse näiteks teha saab. Näiteks ma võin see rusikaga virutada. Noh, aga ma saan aru, et te vihastate selle peale, et seda saab jalaga lüüa. Näete, näe. Ma lõin seda nüüd jalaga. Nii, rusikaga. Palun, teil on nüüd reaalne põhjus solvuda. Aga palun minge ERM-i. ERM-i maja on väga ilus ja see on väga lahe koht. Tõesti soovitan minna. Aga kui te olete mingi elupõline solvuja, siis ma soovitan ka minna. Teate, makske piletiraha ära ja minge vaadake. Ma arvan, et te kindlasti leiate seal veel asju, mille peale räigelt solvuda, sest et te olete karilambaid. Aga aitäh kõikidele inimestele, kes ikkagi on suutelised aru saama, et kogu see ERM-i poleemik on tegelikult lollus. Mul on südames kahju, et see eksponaat ümber tehakse, see oleks olnud minu arust väga hea pretsedent. Aga see vastu loodi pretsedent, et jah, olgu, anname alla, selge, idioodid karjuvad, teeme nii nagu idikad tahavad. Aga üldiselt, ma ei tea, see on samas nii väikene asi, millele lihtsalt pandi kell külge, aga siis ma mõtlesin, et viskan 2 senti ka sinna sisse. Ja palju õnne, Kersti Kaljulaid on meie uus president. Palju õnne. Huvitav jah, endiselt ei ole nagu välguga pihta saanud. I wonder why. Jääb mulje, et teda nagu ei oleks olemas või midagi. Tegelikult, teate mis asja, ma ei ole religiooni vastu absoluutselt. Tehke, uskuge kõike, mida iganes, aga alati olge valmis selleks, et keegi ei usu ja te võib midagi öelda. Lihtsalt teie ülesanne ei ole solvuda, vaid teie ülesanne on uskuda, kas ei ole nii. Teie jumal vaevalt on nii nõrk, et te peate teda kogu aeg kaitsma, nagu ta oleks pisikene sita tükk pilpa peal. Palun lõpetage ära. Jumal peaks olema võimsam. Aga üldiselt aitäh. Kohtume järgmine kord, kui teile video meeldis, visake like, kui ei meeldinud, selle jaoks on nupp olemas, seda ikka vajutatakse. Ja kui väga meeldis, ärge unustage ka sõpradele jagamast, sellepärast, et see aitab. Mind küll, jah, teid vist mitte eriti. Aitäh, tšau!